Nii, tere! Vaatame täna siis mängu, kus Statu Jotka Velko võõrustab Nõmme Kalju FC U21. Ja mina olen Silver Jahimees täna ja minuga koos kommenteerib Jaagup. Sellel hooajal 2 kaotust neid on. On tulnud siis tõesti Lõuna-Eesti rivaali FC Elva vastu esimene. Teeniste viib Sossile, Sossi tsenderdab ja väga hästi siin Sossi praegu pani palli taha posti vasaku jalaga. 3 meistriliigas põhisatsis mängivad meestel ikkagi nii. Oi ja Kalju üritab lühikese mängida, ei saa Mõttusele. Ja Mõttus saabki palli, liigub kasti, kus Paava juba ootab. Mõttus viib alla ja löögile, kes selle löögile sai? Ilmselt täna minuteid koguma, kuigi Kaljul on tulemas juba laupäeval. Sossi viib Paavale. Paava viib ilusti Mõttusele. Pall värava eest läbi Sokolov ja suudab sealt Mõttus siin üritab jalga vahelt teha, aga säilitab palli Mõttus siin minemas. Leiab Mugra sealt vahelt, aga Mugral natuke puudab juba. Paava vajutab selle napilt üle Laitbraga. Otsib kombineerida, Mugra tõstab liini taha. Mõttus, kas saab selle palli endale? Ei, siiski. Teevad seal Kaljumeed head kaitsjad. Mugral löögi koht taha posti suunas see läheb, aga Tannem momendid, et praegu on pigem siukene rohkem võitluse peale läinud, et Kalju on ka käima saanud, et kaitses seisavad paremini. Tuleb jälle sealt Baptista. Astub Saarele eest mööda, löögi koht on tal paremaga lööb ja pall on väravas. Baptista siin võtab selle enda peale, teeb ära seal 2 Velko kaitsele ja lükkab palli rahulikult alla nurka. Kas näeme Elva Velko mängu kordust? Noh, loodame, et Baptista praegu väga hästi siin võitles selle palli omadele. Ja Paava saab peaga löögile. Jõudu seal taga ei ole. Ei ole sellel hooajal me kasutanud seda Mugralt. Nüüd Paavale pall, aga posti paneb Paava selle palli peaga. Songisseb jälle, üritab värava ette jätkata. Viiral löögi koht vajutab peale, aga see löök täielikult ebaõnnestuv. No nii. Mõttus vist läheb siit löögile. Hea löök. Oi, seal värava vaht positsioneeris ennast nii hästi. Aga ei ole seal mitte kedagi seda ründamas. Saubult Paavale, Paava Mugrale. Mugrale tuleb kauglöök, aga see läheb siin anonüümne, mitte tahtja, et okei, noh, vaatame siin seda olukorda. Ernits siin leiab Paavalinda, aga Ernits sealt löök tuleb, aga seal on tõrje. Tõrje Tannenbergi poolt. See ikkagi lõpuks mängu ja Kalju viib palli kasti ja Kalju saab löögile. Aga ja Velko on ikkagi väga kõrgele tulnud, et üritatakse lahti muukida seda. Nii. Nüüd tuleb sinna Paavale pall, aga oi, kuidas vedas praegu Kaljule, et see pall ei lõpet. Toob tagasi Saubelt, riputab palli kasti sinna Paava suunas. Paava suunab värava poole, aga seis võetakse jälle. Ilmselt tagasi tulevad palli valmis lööma. Ernits tõstab sinna taha posti suunas. Kala! Ja seal praegu, kas see oli... Ikka ei suuda Velko seda palli sisse panna, seal tõi joone pealt ära selle palli. Nüüd on Velko on neljane, Kala suunas, Reesaar pikendab, aga Tannenberg vahel. Ja nurk ja jälle antakse edu. Sauböld riputab palli kasti, Petmanson läheb löögile, aga see... Nii, ja Tarkus paneb vile suhu. Tõsiasi on see, et külla sõitnud Kalju on täna võtnud võidu, kus Baptista esimesel poolel lõi värava ja